selleks on kaks põhimõttelist võimalust. Tegelikult. Üks on see, et väljatõmbe ventilatsioonid, et on seintes on pressklapid ja tsentraalne väljatõmme, kus siis soe tagastatakse küttesüsteemi, õhk-vesi soojusvahetiga. Ja teine variant on siis korteri või isegi toapõhised. See on siis nüüd see koht, kus võib öelda, et maja hingab. See on siis selline ventilatsioonisüsteem, mis puhub korda mööda siiapoole ja sinnapoole. Sees on keraamiline soojussalvesti, mis siis välja puhudes salvestab soojuse, sisse puhudes soojendust ja sisse tõmmatavat õhku. Need paneb paari kaupa. Et siis siit me peaksime veel saama olulise osa sooja tagasi ja õhu oma tuppa, mida hingata. Järgmiseks tuleks teha küttesüsteemi tasakaalustus või siis remont. Jah, meil pigem, kui on ühetoolsüsteem olnud 30-40 aastat, siis ilmselt oleks mõistlik see välja vahetada kogu täiega. Sealt ei ole midagi, see tasakaalustus on suhteliselt kallis, ma ei ole ökonomistis ja ma ei tea, aga vähemalt 25 000. Jah, aga tasakaalustust tuleb teha nii, et teisiti ükskõik milliseid ette võetakse. Ja individuaalse arvestuse süsteem. Rootsis, et individuaalse arvestuse süsteemi all mõtlevad sooja vee kulu, mitte kütte. Küte peab olema individuaalselt reguleeritav, sest et mina ütleks selle individuaalse arvestusega küttesüsteemi kohta, et sellega tuleb suhteliselt ettevaatlik olla. See vajab väga täpseid arvutusi, et nurgapealsed korterid ennast segadaks ei maksaks. Ja siis on need muud meetmed, mida võib ka teha. Muude meetmete alla panevad rootslased näiteks välisseinte soojustuse. Ja see on klausliga, et välisseinu tuleb soojustada siis, kui on niikuinii fassaadiremonti vaja teha. Kuna see on kõige kallim töö ja kõige vähem tasu, et siis seda nagu selle eesmärgiga, et lihtsalt soojustada, et nemad seda üldse teha ei soovi. Siis on veel kaotada külmasillad. See tähendab siis meie tingimustes seda, et oleks rõdud maha peksta ja ehitada eraldi rõdud sellise postina, nii et ta jääks maja seinast lahti. Just, et see on nagu selline kõige suurem külmasild ja autos muud meetodid vist ei ole selle kaotamiseks, et rõdude külmasillad ära kaotada. Ja siis päikesekütte sooja vee tootmiseks, mida saab teha vähemalt poole aasta jooksul. Ja tulemuseks nad siis saavad, et 220 pealt 90 peale energiatõusude. See on siis nüüd mitte puhas arvutus, vaid see on nende kogemuste peale. Ja mõne sõna veel tasuvusest. Nagu ma ütlesin, ma ei ole ökonomist, siis ma lihtsalt siin nimetan nad ära, et lihttasuvus, mis praegu energiaauditites antakse, mina seda nii väga ei usaldaks. Seal muutuvad kõik need summad ja numbrid. Pigem oleks siis parem kasutada muid tasuvusaegu, nagu diskonteeritud tasuvusaeg, ehk siis kaugemal olev kasu maksab vähem. Nüüdist puhas väärtust, kus siis saadaval kasut andatakse kõik tänasel päeva hindadeks. Ja siis on veel selline kaval asi nagu sisemine tulusus, mis lahti seletatult siis peaks tähendama seda, et kui me selle raha, mis me sealt nüüd võidame sellest investeeringust edaspidi paigutame panga intressiga andma, siis mis see intress võiks olla, kui me siis niimoodi käituks. Aga selle kohta ma rohkem ei oska öelda, ma detailidesse siin ei laskuks. Ja üks oluline asi, mis tahes viisil nende energiasäästude tasuvuse arvutamisel
kasutamisel on see, et kui meil on aken, mis näeb välja sedamoodi, siis me peame seda vahetama nii, et teisiti. Kui me nüüd paneme siia enam-vähem samasuguse akna, nagu siin on enne olnud, mille, ütleme, see U-väärtus on kuskil 1,7, siis me küll vahetame akna välja, aga meil suurt energiasäästu nagu ei saavuta võrreldes selle esialgse olukorraga, nii et kui me paneme siia nüüd mingi 0,8 U-väärtusega akna, siis me saavutame ka energiasäästu. Nüüd, kui me selle akna oleme niikuinii sunnitud välja vahetama, siis meil tegelikult säästu ei ole, meil tasuvust ei ole, ehk siis me jätame selle akna selliseks, kui me tasuvust sellega ei saa. Et point on seal, et tasuvuse arvutusse tuleb võtta need summad, mis ületavad tavapärase remondi ja renoveerimise kulud. Ehk siis need, mis energiasäästu tasuvusse lähevad, ikkagi need summad, mis annavad energiasäästu konkreetselt. Rohkem kui tavapärase remondi eest. Ja reklaam. Tartu regiooni energiaagentuur koos teiste siin nimetatud asutustega korraldab energiasäästunädala 8.12. november ja www.energiatark.ee aadressid saab infot selle kohta, ürituste kohta, mis toimuvad. Ja muid tarkuseid hakkab sealt ka saama. Nii, käes. Küsimus on, kuidas seda materjali paberida saada? Kõik need ettekanded pannakse üles meie kodulehel ja kui teil on registreerimislehe märgitud täna meil, siis kui te mulle seda ütlete, siis me saame ka meili seda saada. Aga kui meili ei ole, tulge meie kontorist läbi. Lihtsalt tulla meie kontorisse Riia 181 Tartu teaduspargis Lõunakeskuse juures ja saada meie kes asja. See Rootsi renoveerimisnäite kohta jutt on meie kodulehel ka praegu üleval pikema põhjalikuma jutuga. aga kuhu ma seda tulen, seal on algul mingi